Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Eesti kardispordi meistrivõistluste Aravet etapp toimus suurepärases suveilmas ja nii mõneski klassis püstitati ridamisi uusi rajarekordeid. Sportlik mõõduvõtt tõi kohale koguni 7 riigi võidusõitjad, mis tõotas kompromissitut võistlus kõikides klassides. Üllatuskülaliseks oli seekord mullune KZ2 klassimeister Sten Piirimägi, kes enda jaoks avas koduse hooaja. Kuidas see esimene kooliaasta Inglismaal siis meil sai? Kartsin kõvasti tulemat, tegelikult läks üsna libedalt, et kohanesin ruttu ja leidsin ka juba uued sõbrad ja mul on eestlased ka seal, et on eriti tore. Mikroklassis oli seni kõige kiirem olnud Mark Dubnitski, kellele kõige sitkemalt hakkasid vastu seekord Joosep Planken ja Richard Viigisalu. Väga kiire tüdruk on Laura Kaal, kes esikolmikusse seekord küll ei jõudnud, aga näitas näiteks teises eelsõidus parimat ringi aega. Finaalis oli hea võimalus esikoht võtta Joosep Plankenil, kes sai ka parima ringiaja, ometi pidi leppima alles 7. kohaga. Väga visalt parandas oma kehva stardi kohta Mark Dubnitski ja sai lõpuks teenitud võidu, seda vaid 0,2 sekundiga Richard Viigisalu ees. Ja kuidas sõit läks? Hästi, aga pingutasin väga palju. Aga räägi, kas see Mark jäi, sul oli päris hea võimalus sest mööda ka saada või jäi natuke sinu kiirusest väheks? Natuke. Aga millal järgmine kord ära võidata? Ma ei tea, järgmine kord millegil. Esmakordselt jõudis esikolmikusse Roomet Pakkas. Mis plaan sul sõidus oli? Saada essaks, et ma ei laseks nagu kedagi ette, ma saaksin ise liidriks. Kas läks enam-vähem plaanisid kohal üldse? No vist ei plaaninud. Ma nägin, et seal juhtus üks avarii, siis ma kaotasin võimalust ära, et saada essaks. Kas on sul esimene Eesti meistrivõistluste poodiumi koht, oled nüüd õnnelik? Väga. Tüdrukute head kiirust näitas klassis mini Carmen Graav, kes ajasõidus oli kõige nobedam. Eelsõidud lõpetas ta randelevestuse järel teisena ja sai hea stardipositsiooni. Finaalis oli võitlust palju, aga taas oli kõige kindlama käega randelevestus, kellele Ken Algre kaotas 0,3 sekundiga. Hästi sai minema. Sõitsin iga ringiga vahet, üritasin pikendada. Kas sul näidati iga raja kõrvalt, kuidas seis on? Jaa, videolt iga ring näidati. Olid lõpuni rahulik? Jah. Keda sa poissist kõige rohkem kartsid? Algret, kes oli minu otse taga. Kehvalt stardipositsioonid suutis Patrik Hagala lõpuks 3. tõusta. Temale kuulus ka parim ringiaeg. Start ei läinud nii hästi, kuna seest on siin rajal päris raske startida ja seal ma kukkusin päris taha ja hakkasin tulema. Said päris kõva sõidu teha? Jah. Tead sa ka, et sa tegid kõige kiirem ringi? Rotasklass sai nii-öelda 2 lainega stardi, kõigepealt seeniorklass ja väikese vaheaga järgnesid juuniorid. Konkurents on kasvanud soomlaste ja eelkõige väga kiire rootslase David Reeme kaasalöömisega. Väga kindlalt tegutses Aravetel aga Ragnar Veerus. Kui lühemates eelsõitudes olid vahed üliväikesed, siis 20-ringiline finaal algas ülimalt ägedalt ja lahenes lõpuks väga kindlalt Ragnar Veeruse kasuks. Ülekaalukale võidule lisandus ka parim ringiaeg. Eelsõitude järgi tundus, et tuleb üks äge lahing. Tundus küll ja tegelikult paar ringi oligi, aga siis läks taga puselöömiseks ja sain eest ära. Ütleme, et sinul tuli see lihtsamalt kätte, kui karta võis. Ma kartsin ulemat, aga ei, hästi läks ju. Aga ringe läbisid endiselt kiirelt ja Aravet rada on sul ikka päris käpas. No küllap kõik Eesti rajad on käpas, aga ütleme, siin tuli kõik välja. Ja pärast, kui lõpetasid, tuli Rootsi poiss suga natukene rääkima ja oli natuke see morni näoga, mis sa arvad? No tal on vist ajatrahv soolas, sellepärast, et tal oli nina sisse lükatud, aga noh, võidusõidu olukord oli. Minu meelest oli ka võidusõidu olukord, jah. Jah.
aga ütleme, finaali kiirus oli sul muljet avaldav. ja ütleme, et kiireid ringe oli ja rahulikult sai sõita, nii et oligi hea lihtsalt lihvida neid. Aivo Parts oli oma teise kohaga rahul, aga vaevalt oli seda kolmandaks tõrjutud Erich Küün, kes soomlase poolt korraks rajalt välja tõrjuti. no eks mul olid ka omad võimalused, aga no mul eriliselt nagu võimalust polnud, et ma pidin pealtvaataja rollis olema rohkem, aga lõpuks ikkagi läks hästi minu arust, ma arvan. Õige hetk oli vaja ära tabada ikka, kui rünnata. Jaa, ma arvan, ma sain sellega hakkama ka. No ega väljapoolt tulnud konkurentidega niimoodi võistelda, see annab sulle päris hoogu juurde. Ma arvan küll. Aga need olid päris kibedad poisid. Jaa, kindlasti. Kogemust ka rohkem. Sul tulevad need? Jaa, ma usun küll. Juuniorklassi kindel peremees oli Karl Sei, olles oma klassi kiirem kõikides sõidufaasides ja tõusis koguni kannale ka seeniorklassile. Üldarvustuses koguni 5. Proovisin stardi ära võita ja siis võita lihtsalt pikalt eest ära. Mitte paanikasse minna ja... No see oli väga õige plaan, sest siin see stardijärgne kurv on tegelikult päris ohtlik. On küll, jah. Väljast poolt hoidab rohkem. Pärast enam polnud mingi probleeme sul? Ei, rahulikult, et ei teeks mingit täpardust, ei pidurdaks hiljem või rahulikult. Said mahti vaadata ringi aegu ka, kas jäid rahule? No tegelikult ajasõiduga võrreldes 40 halvem, aga no, jah, sobib. Sõidu lõpuosas oli aga eriti osav Rainer Talvar, kes soomlaste ja lätlase vahelt endale 3. koha napsas. Algust ta sai eest ära, sest mul ei hakanud korralikult ref tööle, siis mingi 7. või 8. ringil hakkas ref korralikult tööle ja siis tal SS-se kurvi pidurdus maa on natuke nagu mitte halb, aga nagu pikk ja siis sealt sai hästi mööda sõita tast. Tabasid väga õige hetk ära? Ma võib-olla oleks natuke hiljem ka saanud, aga ära ta tuli. Jah. Mastersklassis oli sõitjad küll vähe, aga seda armutum oli heitlus kogu 20-ringilise finaali jooksul. Kiiremal TD2 klassi kaardil sõitnud lätlase Budovskise vastu küll keegi ei saanud, aga Mastersklassi esikoha jättis päris kindlalt koju Priit Sei. Kui start kõige paremini ei õnnestu, siis tähendab, teed ise endale elu raskeks. Eks ta nii kipub paraku olema jah, et ta on selle Aravete raja eripära, et väliskurvist saad hooga tulla ja sisemine kursus hävib ja aga see oli loota ja arvata, et see nii läheb. Suutsid vaatamata nendele kõksudele seal külma verd said ja teiste ebaõnd oli sinu kasuks saanud? Ma nüüd ei tea, mis seal tagapool toimus, aga Mihkli ma minu arust sain puhtalt ära võtta ja eks nad hakkasid soomlasega vaidlema seal ja lõppes nii nagu vist esimeses poolfinaaliski neil, et üks mees põllul ja aga ühesõnaga läks hästi, jah. Sõidu majuspalaks olid hea stardi teinud Mihkel Vaksa seiklused, mis kõigile vaatamata lõpuks talle koguni poodiumi koha tõid. See sõit oli sulle ikka päris selline kadalipp? Ei, ega ma ei teagi, ega minu jaoks oli täitsa tavaline sõit, ega peabki natukene olema võitlust, ega niisama siis, ma ei tea, ma küll omast arust midagi väga valesti ei teinud. Natuke oli kiirust vähe võib-olla. Stardi tegid ju korraliku? Ja nii meil oli kokku lepitudki, et start tuleb võitama. Raigo ütles, et ükskord võtta start ära, ma teised hoidsin natuke tagasi, kuigi võimalusi oli nagu. Siis soomlasega oli nagu tõeline sõda käis? Ma ei teagi, see on tavaline kaardiolukord ja ma ei küll ei. Esimene sõita tuli mulle samamoodi kukile, mina olin sees vahel, ma küll ei näinud, et ma midagi, miks ma oleks pidanud seal järgi andma. Nii on õpetatud. Ja nüüd pead ära ootama, kui ta tuleb seda juttu rääkima? Ei, no las ta tuleb. Me võime põdrajahi korraldada. Ja lätlasega sai ka siin lõpuks klaariks? Jaa, ma mõtlesin, et ta on tuules mulle, et natuke libedaks läks lõpus, aga jah, ei tea, ei saa seda, ei ole seda kõige magusamat minekut veel kuidagi natukene. Ise olen ikka koba selline. X30 klassis toimus 2 starti. Seeniorklassis näitas väga head minekut Siim Leedmaa, kes juba ajasõidus kõige kiirem oli. Kuigi eelsõitude võidud jagasid omavahel Robin Vaks ja Kaspar Korjus, oli finaal täielikult Siim Leedmaa valitseda. Tasuks rohkem kui 4-sekundiline võit ja loomulikult ka parim ringiaeg. Kuna hiidid läksid suhteliselt aia taha, et teises pidin katkestama, siis 3. minnes mõtlesin, et võiks stardist mööda saada ilusti ja siis minna võiduga kallale. Ja nii läkski? No nii läks jah, et päris hea hoog oli mu sees.
Hoog oli suur ja vaatamata sellele, et poisid jäid maha, sõitsid klassi rajarekordi. Seda on tore teada muidugi, et eelmine kord sõideti siin vihmaga, et eks sellest tuli ka rajarekord. Robin Vaks päästis endale lõpuks teise koha ja kohe tema kannul oli kolmandana finišis Jakob Oja. Start oli siuke enam-vähem, aga ma ei tea, väljas sa saad vaata sutsu parem kiirendus, ma startis muidugi seest ja sutsu raske oli, et tulid vahele, ma pigem nagu lasin tagasi, et nagu puhtalt sõit läbi tulla, et sõit on pikk ja nii-öelda mõistuse kohta. Tundus, et sellise ühtlase kiiruse suutsid säilitada kogu aeg? Jaa, aga nagu aega tuli suhteliselt hästi ja stabiilne kiirus, aga kuna ma algul lasin Kaspari ja Oja vahele, siis pidin nagu selle vahe uuesti tasa tegema ja siis vahepeal ref ei töötanud ja kuna nagu musta raja osa peal läksin, aga muidu oli okei. Jakob, ega seekordne kolmas koht ei tulnud kergelt? Suuga mitte. Oli ikka tükk maad pusimist. Samas sa oled ju karastunud selle pusimisega, teil on päris hea punt seal koos. On. Ega kõik sõitsid peaaegu samasse sekundisse. Kas pakkus üllatusi ka sul miski asi seal? Loomulikult. No räägi. No see, ma tulin kolmandaks. Sõidu lõpuosa olid kindel endas? Ei, sõidu lõpus hakkas vihma ka tibutamine, et rada läks jube libedaks. Nüüd võitsid pöielda, et kestaks lõpuni? Jah. Juniorklassis on väga kiirelt kohanenud Jan Kalmet, kes oli ajasõidus kindlalt parim ja suutis ka mõlemas eelsõidus Rimmo Kadapiku ees võidud näpata. Finaal oli aga kompromissiti, kus omad võiduvõimalused olid ka Rimmo Kadapikul. Ometi lõpuks võttis ikkagi kindla võidu Jan Kalmet, kes sõitis ka parima ringi aja. Nägu naerul, kõik läks nagu sa mõtlesid? No mingil moel tõesti, et näiteks ootasin seda õiget hetke, millal Rimmo teeb oma vea ja siis kasutasin selle võimalik kiiresti ära ja nii see ka läks. Päris äge võitlus või kogu sõit? Oli, aga päris palav oli kardis. Aga pidasid kenasti lõpuni vastu ja ref töötas ka? Ref töötas küll, aga ise olen suhteliselt väsinud, et täna küll rohkem ei jaksaks sõita. No ütleme nii, et kas oli mõttes ka, et teeks täna poistele ära? Mingil moel kindlasti, et kuna kvalifikatsioon ja hiidid olid võidetud, et siis oli mõttega ikka see finaal ka minna võita. Mullune meister Paul Aron oli küll hädas tõrkuva mootoriga, säilitas aga külma pead ja noppis lõpuks Andreas Lootuse eest teise koha. Rimmo Kadapik pidi seekord leppima 4. kohaga. Siin ei olnud kõige parem mootor, aga no eks ma pingutasin ja üritasin ikkagi hea tulemuse teha. Ütleme nii, et kogu sõidu käis teil seal 4 mehe vahel päris äge võidusõit. Oli küll jah, et nagu mõnel ei vedanud ja mõnel vedas, et nagu Rimmol siis väga ei vedanud, et tal see esipamper sees oli, aga no jah, muidu tegi kõik ilusa sõidu. Ja enda sõidu kohta, mis ütled? Ma ei tea, enam-vähem olen rahul, sest kiirus mul nii palju ei olnud, aga no eks vähemalt hoidsin siis natukene. Poodiumi koht pole paha teha. No jah, aga esimest oleks ikka vaja. Päeva nael oli loomulikult kõige kiirem KZ2 klass, kus selle hooaja koduradade valitseja on olnud Willem Moor. 13 võidusõitja hulgas olid ajasõidus 4 kiiremat vaid 0,2 sekundi sees, parim nendest Sten Piirimägi. Eelsõitude võidud jagati Moori ja Piirimäe vahel. Seega oli oodata ülipõnevat finaali. 20-ringiline ülikiire sõit näitas aga veel kord, et vaatamata vormelile siirdumisele on Sten Piirimägi kardil endiselt väga kiire. Willem Moor alla ei tahtnud vanduda ja nii sai publik nautida suurepärast duelli. Nende kahe selja taga kihutasid numbris Kairo Kivi, Maarja Vendla, samuti hoogu läinud Anti Rammo. Kindlasti kuulunuks nende hulka ka nooruke Georg Kõss, kelle kardil kahjuks purunes juba soojendusringil käigukast. Sõidu viimasel kolmandikul libises Piirimägi lihtsalt eest, tegi parima ringiaja ja võttis ka etapivõidu. Hoopis teine esimese vormel ikka. Kõik toimub nii kiiresti ja ei ole mingit nagu viimast energiarahas alles, et väga-väga kõva klass on. Villu andis päris kõva lahingu sulle? Terve nädalavahetust oli kas kiirem või siis gramm aeglasem. Ta on nagu nii meeletu arengu teinud, et ma väga hea meelde mulle ja ta ei teinud seda finaali kõrgeks mulle kohe üldse mitte. Nii et praegu veel valitseva meistrina pidi päris maksimumi välja panema? Jaa, ikka said 10%.
Villemoor pingutas kenasti lõpuni, sai teise ringiaja ja samuti väärtusliku teise koha. Eks seekord oligi see maksimum. See oli väga õige, et Sten tuli siia võistlema, et siis oleks olnud teisi võistlejaid ka, kelle ees nagu võidu sõita, sest et Rapla võistlus oli päris lihtne minu jaoks, aga see näitaski minu nõrkused üles ning nüüd ma saan nende pealt õppida. Mis tundus, kas füüsis ei pidanud lõpuks vastu või mis probleem sul oli, et kadusid ära nii-öelda tagant vaikselt? Ei, füüsis on ilus, see ei väsinud ära, aga mis väsis oli minu tagarehvid, et me proovisime finaali teistsugust seadet, aga see ei töötanud. Kiiruse poolest oli kolmas mees rajal Anti Rammo, kes kolmandana ka lõpetas, aga oli üsna kindel, et saab ajalise karistuse ja nii see lõpuks ka juhtus. Anti, kas sellest seisust maksimum tulemas? Nii ja naa, et kui ma vaatan praegu, et mul on siin positsioonivõitluses kaardi nina natukene pihta saanud ja ta on paigast ära ja ma kardan, et ma võin sellest trahvi saada, nii et selles mõttes päris maksimumist kindlasti rääkida ei saa ja ma olin kolmas ka peale kauba, nii et. Aga ma arvan küll, et mul õnnestus väga hästi tagant tulla, mööda sõita teha ja kogu aeg stabiilselt vähemalt esimestega mingit vahet hoida, et ma saaksin teised kätte. Et selles mõttes ma arvan, et ma enda kohta sõitsin hästi, ma olen ise rahul. Lisatud 5 sekundit jätsid Rammo, Kairo Kivi, Maarjo Vendla, Mattias Rassi ja Hannes Tampere järel lõpuks 7. Juulikuu keskel jätkuvad Eesti meistrivõistlused Hiiumaal. 14. ja 15. juulil kihutatakse Käina kardirajal. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.